Ahoi kotkad, mis toimub siis? Oleme nüüd siia kohale jõudnud Koiva jõe äärde. Siin jookseb Läti ja Eesti piir ka meil kohe. Ja tulime siis vimba püüdma. Meil on siin siuke mingi pisikene platsikene ka. Puukuur ka seal. Puukuuris küll midagi praegu sees ei näinud, aga väidetavalt siin üks kohalik mees rääkis juba, et lätlased on siin talv läbi jää pealt ka vimba püüdnud ja eks me paneme siis enda õnged ka kuskile sisse. Vool on kiire, aga veetase nüüd mingi mega kõrge ei olegi. Väidetavalt on olnud seal lapikmaa kõrgem ka veetase, ehk siis eks me vaatame, kus me siin õnged sisse lükkame, aga lükkame sisse homme. Me täna ei hakka siin õngesi sisse lükkama, täna vaatame kiiresti võib-olla mõne küttepuu veel ja siis teeme šašlõkki ja nii-öelda paneme oma pesa valmis, et me vaatasime, et puukuuri seal üleval on jälle võimalik magada ka, et me ei peagi hakkama vist päris telki panema. Kuigi telgis oleks veitsa soem. Mis te arvate? Paneme ikka telgi, jah, selles mõttes, et hakkasin üles ronima, seal lööb pea ära, aga me võime korra sinna vaadata nagu. Et ma arvan, et telgis hoiab natukene paremini temperatuuri ka. Praegu on veel siin öökülma vist tulemas, et siin on nüüd siuke värk, et ust pole ees ja siin on need mingisugused sarikad. Et meil on see Galliano ju täna ja see ei ole üldse keeruline püsti panna, siis ei pea ronima siia üles. Et teeme jah, lihtsalt telgi püsti, saab lukk kinni ja võib-olla õhtul seal veel arvutis hängida, filmi vaadata, aga praegu jah, teemegi selle toimetuse ära, et paneme kohe telgi valmis kuskile siia ja siis vaatame edasi. Lohistasime siin metsast paar roigast ka välja juba. Nüüd on nii pime, palja silmaga ei näe enam metsas. Peame panema lambi pähe natuke peenemad ka tooma. Siin meil grilli jaoks jagub, aga võib-olla tahaksin samaga lõkkeres istuda, et me peaks ikkagist puitu juurde otsima kohe. Ja telk sai püsti. Nüüd ei ole seda muret, sääski ei ole veel. Vabalt võib telgi uks lahti olla, miskit ei ole. No tegelikult vist panen kinni. Niiskus tuleb sisse. Aga jah, nüüd varsti hakkame siis grillama. Kui meil tuli olemas, siis vaatame, mida grillame. Teisel poolajal, kui löö jalaga pooleks, et Rauno teeb siin küttepuud juba ja ma vaatan kohe peenikest metsast juurde, et oleks siis midagi hakatuseks. Ja paneme liha värdesse juba. Meil on siin päris suur sükene poti täis. Sibulat saab niisama toorelt peale krõmsutada. Ei hakka küpsetamagi. Postel ka mingi hunnik nänni sumenast. Teeme siin vaikselt Raunaga rakendusi valmis. Raunal on üks õng juba sees. Kuigi ma ei usu, et siin pimedus midagi tuleb. Aga ja siis lõke on siin ja hakkame siin siis hängima ja homme on põhipäev. Nägime siin ka jahimehi, kes koprajahil olid. Neil oli ka saaki. Ja rääkisid, et jah, siin on õige koht, kus olla meil. Ehk siis siit pidi vimba tulema küll ja lätlased olid talvel isegi jää peal püüdnud siit vimba. Ja ma juba rääkisin, et me oleme siin Koiva jõe ääres ja lihad on meil valmis siin kõigil. Hakkame sööma ja tegelikult on 2 õnge ka sees krevettidega. Ei tea, kas siin öösel toimub midagi, aga äkki hakkab midagi otsa juba. Mitte siis ilmtingimata vimba, vaid midagi muud ka võib-olla. Eks me näeme. Aga sööme keret täis praegu. Temperatuur on siin praegu vist miinustes isegi. Et päeval oli küll hea soe, aga praegu on nagu eemal siin lõkke ääres ei näe, aga eemal oli nagu mingid lehed läksid härmamaas juba. No nii, hommik on käes. Öö oli külm. Siin on kõik mõned kohad veel härmas, kus päike pole sulatanud. Me Ristoga ronisime telgist välja. Raun on veel telgis, vaata siia poole, siin poole seda härmatist paremini näha. Nüüd hakkame otsima, kus leiaks äkki väiksema vooluga augu. Et siin on vool on ikka päris kiire. Et eile õhtul siin proovisime tonkad ju sisse panna, et voolas näed härmas. Jube palju sodi voolas õnge sisse. Et siin niimoodi. Aga siin paistab mõned kohad on siin nagu
siis ikka 3-4 meetrit kaldast vähe vaiksema vooluga, samas siin on need põõsad ääres jälle. Peab ise juures passima hoolega kogu aeg, et kinni ei tõmba, et me peame leidma mingi koha, kus äkki siis jah, mugavam püüda on, aga siin see jahimees ka soovitas natukene, kus poole minna ja kus pool siin püütakse. Et kas nüüd mere see vimb juba parvedena siia liigub, ei tea, aga kuna siin talvel juba püüti, siis ma ei tea, mingi vimb siin sees on. Ja äkki õnnestub mingit särge või midagi ka veel. Aga noh, põnev igal juhul meile uus koht. Näed, siin on siukene, kus väga ei torma on ja võib-olla siia proovida või kuskile. Eks me vaatame. Siin ringi kolades me leidsime ühe sopi, aga siin on nagu siukene madal. Aga mis me siis veel leidsime, siin on, ma ei tea, ei oska võrrelda niimoodi, muidu Risto peab tulema siia puu juurde. Ma ei kujuta ette, mis selle läbimõõt on. Niipidi. Risto ei ole päris kõrval ka, sa oled lähemal, siis ei saa aru. Ei saa vaata, see on vesi. Jah, seal on vesi, aga põhimõtteliselt selle puu läbimõõt siit niimoodi on julgelt 1,5 meetrit. Aga siin on nii vaprad koprad, tõprad, et need on üritanud isegi seda läbi närida siit. Ma kujutan ette, kaua see aega võtab sellisel tüübil. Aga jah, et siia poole jõge me nüüd edasi rännata ei saa, sest et siin on mingi sükene sopp. Ma kujutan ette, et siit saaks särge küll hästi, ja kui teisele poole saaks, siis puu alt ei saa püüda, aga me ei saa teisele poole, see läheb pikalt siit edasi praegu tundub. Ma ei tea, kui pikalt. Või mis asi see on, mingi vana jõe säng. Ja sealpool tundub ka hea koht, kus vesi nii kiire ei ole, aga siin on kindlasti särge juba passimas. Aga lähme teisele poole oma laagriplatsist ka rändama, kuhu tegelikult siis see jahimees soovitas minna. Ja vaatame, mis seal toimub, kus pidi hästi sügav koht olema. Kus see on sügav, on tõenäoliselt ka vool vaiksem. Vaatame, mis toimub. Nii, siin, kuhu soovitati tulla, siin on nagu siuke keerukoht, suur kiirem vool läheb sealt tagant läbi. Ja siin ees on juba täitsa hea siuke keerutav vesi ja siin pidi ka väga sügav olema. Ehk siis me vaata, kui armas on siin kõik jumala äge. Tuleme siia, kuhu soovitati. Ussu roisk, Risto! Tule vaata, kui suured soomused. Ohi värki, mis siit püütud on. 3 sentimeetrit läbimõõduga. Kas see on siis mingi turb või mis asi see siin on, mis siit nii suure soomusega on? Joh, ei tii. Okei. Väga hea. See tegi vist häält, kuuled see jää siin. Et me tuleme, vaatame siin veel edasi natukene Ristaga. Tutkime ala. Siin mingi ragin käis, mõtlesin, mis siin on. Ahaa, selline asi, vaata. Vaata, kui põnev. Siin jah, mingi jääraksis ja siin läheb juba kärestikuliseks ära. Igal juhul põnev koht avastada veel teinekord. Et lähme tagasi, leiame selle kõige vaiksuma vooluga koha ja tavai hõnged sisse. Teeme Ristale ka kähku rakenduse valmis ja tegelikult vist sööme ennem hommikust või? Sööme ära ja vaatame, mis me sööme ja siis hakkame pihta. Nii, ajame vee keema. Meil on siuksed põhitarvikud kaasas. Meil ei ole küll see väga kaugele jalutada, siit mingi 50, 60, 70 metra või võib-olla veitsa rohkem sinna. Ja siis siin on meil kaal ja mõõdulint ja varu rakenduse tegemiseks midagi, kui meil mõni sükene peaks põhja kinni jääma. Meil on sükene 80-sed raskused, Raunal on suurem ja niisugused, ma ei tea, mis number see konks võib olla, 4 või 6 sükene konks ja siis praegu teeme ühed nuudlid kähku ja siis lähme vaatame, mis meil toimub siis. Kas hakkab kala tulema või ei hakka. Me tulime siin natuke ekspeditsioonil, et tonkad on sees, miskit ei toimu, praegu pole toimunud. Siin ka mingi mega suur puu. Tähendab, me oleme siin samas kõrval, kus me ennem Ristoga käisime hommikul vaatamas. Ja nüüd me lähme mööda seda mingit lisa. Ma ei tea, mis ta siis on, sopi äärt nagu edasi vaatame, mis siin paistab ja
kas näeme kuskil äkki mingit särjeparve, kes hakkab tulema kudema siia. Et saaks siis, ma võtsin käsikaga kaasa. Võib-olla proovida. Nii, nüüd me oleme siis, jalutame siin jõe äärt pidi. Oleme sellise koha peal praegu. Et, aga ei leia kuidagi ühtegi niukest vähe vaiksema vooluga kohta, kus nagu särge ka proovida. Aga siin on püütud ju. Kuule, äkki see hoopis õige koht. Siin on kellegi hark. Okei. Ja siin oli teinud kobras huvitavat kunsti. Vaatame kohe seda ka. Siin on kopra kunst. Et selline. No jah, sai ekspeditsioonil käidud. Ei leidnud, paar korda leotasin ka, ei leidnud kohta, kust särg oleks võtnud. Nüüd lähme, siin on pabula hunnik. Aga nüüd lähme tagasi oma tonkahangede juurde, vaatame, kuidas meil selle olukord on. Ja kui nüüd ikkagist keski ei võta ja see vool tundub ka liiga kiire veel, võib-olla liiga vara jõudsime siia ikkagist, et oleks nädal hiljem, oleks see veetase madalam. Aga jah, vaatame. Kui ikka midagi ei toimu nüüd natukene aega, siis me lähme ühte kohta, kus kindlasti kala saab. Alati on saanud. Aga noh, vaatame. Jah, ainult nöörid ja tamiilid on kogu aeg sodi täis. Ühtegi sööta pole otsast ära söödud. Ega siin midagi muud üle ei jäägi. Pakime kokku, muidu oli plaanis jääda veel täna ööseks. Me lootsime siit kõvasti vimba. Aga noh, näed, nüüd lähme sinna, kus kindlasti saame kala. Okei, pakime kokku, näeme järgmises kohas siis juba. Noh, ja nüüd oleme sellise koha peal siis, kus kindlasti kala alati saab. Võib-olla juba arvata ära, kus me oleme. Enda sopi peal ja juba kala võtab on nii. Ega siis jällegi midagi teha, et vimmale läheb kunagi hiljem, kui seal vesi madalamaks läheb. Paneme kaamera statiivile ja vaatame, kuidas me siit lihtsalt siis särge katkume. Ja üks asi veel, ma tegelikult eelmine nädal, mitte eelmine nädal, vaid nüüd paar päeva tagasi käisin ka juba Keiu koolis seal ka Räpina ühisgümnaasiumis lastele natukene erinevaid kalaliike näitamas. Aga järgmine nädal tuleb veel minna 2 klassile vähemalt näitama, mis tähendab seda, et meil on vaja siit jälle erinevaid kalaliike kätte saada. Et eelmine kord ma sain 5 kalaliiki. Sai ära näidatud, aga need katsuti hästi kiiresti surnuks seal. Et ma tahtsin elusena näidata, aga jah, juhtus nii. Aga püüame siis nii palju erinevaid liike jälle, kui kätte saame ja suuremad särjed ja ahvernad jätame omale vobla tegemiseks või suitsutamiseks. Usso! No nii. Ja ongi üks liik jälle olemas. Kui saame väiksema ahvena ka, siis ma lasen, või siis läheb see söögiks meil lihtsalt, aga kooli näitamiseks läheb meil jah natukene väiksem vaja. Okei! Mis asi see? Oi jumal! See oli niuke ahven ju. Oi, paha lugu, aga jäi vist kaamerasse. Näed siis? Viidikas! Viidikas, Risto! Ära lase ära, kirstvad kinni. Vot viidikas on olemas. Tead, kus viidikat tuleb hästi meil või? Nii, järgmine liik. Viidikat tuleb sealt sopi otsast, ehk siis me saame sinna minna nüüd. Okei, paar päeva tagasi veel ei olnud. Ja nüüd on olemas. Vaata, et ikka sisse läheb. Uus liik, yes. Vot selliseid on meil vaja. Nüüd voblaks. Oi, jälle ilus ahven. Jälle ilus ahven, normaalne. Kuule, me saame veel suitsu neid ahvenaid. Kuule, päris hästi tuleb. Ai, kukkus tagasi jälle, aga päris hästi tuleb täna. No näed, ja muudku ahvenad tuleb. Sükene värk, ega ma pikalt ei hakka tegelikult siin näitama enam, sest et tegelikult mõte oli ju vimba püüda, aga nüüd me näitan lihtsalt, et näed, meie sopist tuleb paremini kala. Et tuleb siin täna panna veel üles kalastuslaagri kuulutus ka, et see on see nädalavahetus praegu nüüd
tulemas praegu, mis pidi olema see ellujäämise bushcraft-laager, aga nädal peale seda tuleb kalastuslaager, ellujäämise bushcraft-laager jääb ära, sellepärast et huvilisi ei olnud piisavalt, ehk siis järgmine nädalavahetus siis kalastuslaager. Opadi! Jälle väga ilus ahven, siin on meil, ma näen ka pinna peal kogu aeg püüavad maimu, et siin on nagu jõhkralt praegu mingi ahvenna võtuaeg, nii et püüame veel veits edasi. Ja väiksed kalad annan nüüd Moonale, sellepärast et meie elukas tuleb välja, et sööb noorest särge nagu naksti. Vaata, kus paneb, nagu kass. Ehk siis jah, püüad kala, loom saab kõhu täis. Ja noh, siit tuleb nüüd kohe järgmine loomale jälle söögiks. Ei pea poes süüa ostmagi. Aga jah, ma lähen tuppa ära, et aitab küll. Nüüd see sama video on vaja praegu kokku panna, et mul on siin olnud selline kehvem aeg vahepeal, kus pole midagi olnud näidata. Paar videot on untsu läinud nii-öelda, selles mõttes, et on filmitud, aga ei ole piisavalt materjali kokku saanud. See läheb nüüd Moonale, see on liiga väike kuivatamiseks, aga ma näitan siin ämbrisse ka pärast, et mis meil seal siis nii-öelda praegu saadud on. Väga hea. Nii, söö, loom, kõrre täis. Ja jah, tuleb siis kalastuslaager. Praegu tundub, et siin meil kala sööb. Palju me siin püüda jõudsime, hommikul raiskasime päeval enamus aega seal Koivajõe ääres ära, aga oleks teadnud, et sealt midagi ei tule, poleks läinudki, aga noh, kunagi ei tea ju, nii ongi, õnne peale lähed, ei tea kunagi, kas saad või ei saa. Ja nüüd siit üliväikse ussiga lihtsalt lampi. Noh, vaata, sellise tükkidega tuleb seda ahvenat ja särg. Et noh, jah. Aga mis seal ikka, tulge laagrisse, meie sopis alati kala sööb ja ma arvan, et selle video lõppu teemegi siin ära, aitab küll. Kerige magama ära, kratid, ja näeme järgmises.